Tere tulemast kuulama Inspiraatorid podcasti. Mina olen Sigrid Säga ja igal nädalal toon sinuni enda mõtteid või pean vestlusi erinevate inspireerivate inimestega, kes jagavad praktilisi tööriistu ja strateegiaid, mille abil sina saad kasvatada oma sissetulekut ja positiivset mõju teiste eludele. Ja kui sa tahad osaleda meie podcastide salvestusel laivis, siis liitu ka meie Inspiraatorid nimelise Facebooki grupiga, mille lingi leiad podcasti kirjeldusest. Ja siit tuleb meie tänane episood. No nii, tere imelist taaskordset õppimisneljapäeva. Täna ma jagan sinuga väga praktilist teemat. Nimelt, kuidas ja mille alusel üldse valida endale meiliturundusplatvorm. See teema on nüüd mul üleval olnud tegelikult siin viimase paari kuu jooksul, sellepärast, et ma olen üles ehitamas uusi süsteeme täiesti nullist ja see on toonud kaasa ka selle, et ma olen pidanud siis valima uue meiliturundusplatvormi. Ja ma ei ole valinud seda platvormi, mis ma muidu olen kasutanud ja ma selgitan täna ka kindlasti, miks. Tänaseks ma olen ise kasutanud kokku vähemalt 4 meiliturundusplatvormi, mis mul praegu meelde tuleb. Aga reaalsus ma võin sinna 5. veel juurde panna, mis ei ole päris meiliturundusplatvorm, aga on ka siis nii-öelda selliseid lahendusi, kus on justkui kõik ühes, kõik veebilehed, meiliturundus ja seda ma nii-öelda siis loen selleks 5., et ta ei olnud päris eraldi süsteem. Nii. No nii, tere tulemast meie taaskordsel õppimisneljapäevale. Täna ma jagan ühte ülipraktilist teemat. See teema on minule jälle tegelikult nähtavale tulnud nimelt meiliturundus ja meiliturundusplatvormi valimine, sellepärast, et ma olen pidanud nüüd viimase 2 kuu jooksul 2 uut süsteemi üles ehitama ja siis valima vastavalt olukorrale sellele ka sobivat meiliturundusplatvormi. Ja iga olukord on erinev, sellepärast ma mõtlesin, et ma teen täna sellise hästi praktilise lähenemise, kuidas ma analüüsin, mida mul on vaja, millised platvormid võiksid olla minu jaoks kõige paremad ja siis erinevates olukordades. Ja see meiliturundusplatvormidest ma olen tänaseks kasutanud 5 erinevat. Nii et mul on päris hea arusaam sellest, millised on erinevused nende platvormide vahel. Nüüd loomulikult mõnda platvormi ma kasutasin aastaid tagasi, seal on kindlasti olnud uuendusi, aga ma toon lihtsalt välja selle nii-öelda analüüsimise versiooni, kuidas mina siis näiteks viimase 2 korra juures valisin seda platvormi. Meiliturundus, ma tegelikult alustaks sellest kohast, miks me üldse räägime nii palju sellest meiliturundusest, sest et see tõenäoliselt, kui sa oled käinud mu kursustel või väljakutsetel, siis sa kuuled mind rääkimas sellest. Ja seda põhjusel, et see meiliturundus on minu meelest üks esimestest asjadest, ükskõik kui alustaja sa ei ole, sul võiks see süsteem olla esimesena üles ehitatud. Miks? Sest isegi kui sul pole kodulehte, kui sul on meiliturundusplatvorm, siis tegelikult tihtipeale sellega kaasa tulevad ka maandumislehe võimalused. Ehk siis sa saad juba seal sees hakata looma professionaalse väljanägemisega lehti. See on eriti hea just nendele, kes ma ei soovita kunagi tegelikult esimeste seas hakata tegelema kodulehe loomisega, sest et see esiteks võtab palju aega ja tal on selline pikaajaline mõju küll, aga ta ei mõjuta tohutult palju seda, et alguses rahavoog käima saada. Meiliturundus jällegi on üks nendest elementidest, mis võib väga palju mõjutada, kui hästi sinu rahavoog alguses käima saab. Ja kui me räägime sellest kontaktibaasist, mis meil meililisti koguneb, siis see on sinu üks tähtsamatest turunduskanalitest. Miks? Me oleme väga ära harjunud sellega, et meil on lihtne võib-olla saada inimesi lihtsam saada jälgima sinna ärilehte või oma profiili sotsiaalmeedias. Ja reaalsus on see, et me ei tea kunagi, millal mingisugune viperus, mingisugune kas või mitte sinupoolne viga, vaid näiteks Facebooki
tehisintellekti poolt siis antud hinnang sinu kontole ütleb, et ei, me nüüd paneme sinu konto kinni. Heal juhul sa saad selle konto tagasi. Aga ma tean mitmeid olukordi, kus inimesed, kellel on tuhandeid jälgijaid, kaotavad põhimõtteliselt kogu selle jälgijaskonna selle pärast, et neil pannakse see konto kinni. Nüüd meiliturunduses see meililist on asi, mida Facebook ei saa kinni panna. Et see on asi, mis jääb sulle alles ka siis, kui sotsiaalmeedia peaks täiesti otsad andma. Nii et lisaks sellele, mida meie oleme näinud, see muidugi oleneb, kuidas sa seda ka kasutad, aga meie jaoks meililist on väga suur ka tuluallikas, sellepärast, et kui me päriselt kasutame seda turunduskanalina, meil on väga palju korduv kliente, sest et meil on nagu väga mitmeid erinevaid asju praeguseks tekkinud kursuste, koolituste näol. Ja teine pool on ka see, et need inimesed tihtipeale jäävad pikemaks ajaks, nad annavad tagasisidet, nad on natukene sellised rohkem kohal olevad jälgijad versus need, kes meil on tegelikult siis sotsiaalmeedias. Nii, ma loodan, et see tähtsus jõuab kohale, miks see nii tähtis on. Ja ehk siis 2 asja kokkuvõttes ongi see, et esiteks see kindlustab seda, et kui sinu sotsiaalmeediaga läheb midagi valesti, sulle jäävad kontaktid alles, sulle jääb turunduskanal. Ja teine asi, mida see teeb, on siis see, et see on just eriti hea alguses hakata looma seda professionaalset kuvandit ainult ühe platvormi raames. Et kui on üks platvorm, mida sa võiksid hakata esimeste asjade seas kasutama, siis see on meiliturundusplatvorm. Niisiis, ma tean, et meil on väga mitmeid erinevaid inimesi sellel hinnatasemel, kus nad võib-olla ei taha endale tekitada püsitulu ja meil on ka neid, kes võib-olla lihtsalt tahavad rohkem fookust endale funktsioonidele. Ja muideks see on üks tähtsamatest kriteeriumitest, mida mina siis pean silmas, kui ma kas valin endale või näiteks aitan kliendil valida meiliturundusplatvormi. Sellepärast, et see ei ole mõistlik võtta meiliturundusplatvorm, mis hakkab sulle maksma $70 kuus. See on liiga kõrge püsikulu selle koha pealt. Et alguses eriti, kui sa veel ei tea, kas sul asjad lähevad käima, kui sa oled alles katsetamisfaasis, et sa proovid asju käima tõmmata, siis loomulikult tasuks vaadata nende meiliturundusplatvormide poole, kus need hinnad ei ole kõrged või sul on võimalik isegi tasuta versiooniga põhiasjad ära teha. Ja ma räägin ka funktsioonidest, mis on need tähtsamad funktsioonid, mis ükskõik siis võiksid olemas olla. Enamasti on ka, aga seal on teatud erinemused, mis võivad lihtsalt tekkida kasutaja sõbralikkuse poolest või siis ma ütleks, et kõrgema hinnalistel platvormidel on seal veel natukene neid erinevusi, aga need tulevad alles siis, kui sa lähed nagu väga suureks oma meililistiga või eesmärkidega. Aga tähtsamad funktsioonid, mis kindlasti on olemas ja mille tegelikult kasutajasõbralikkust ma ka natukene vaatan, kui lihtne ja loogiline neid üles ehitada on automaatikad. Milleks me kasutame automaatikaid? Automaatika on minu meelest see üks nagu jälle esimene asi, mida sa tahad hakata kasutama, sellepärast, et see teine funktsioon, mis seal tavaliselt meiliturundusplatvormidel on ka maandumisleht, ehk siis sa saad luua registreerumislehti näiteks webinarile, väljakutsele. Ja mida see automaatika seal teeb siis? Ongi see, et kui inimene näiteks registreerub sinu webinarile, siis automaatselt registreerudes ta saab endale kinnituskirja. See on automaatika. Ehk siis seda kirja me ei saada nagu mingisuguse klikiga välja, võt see on meil valmis loodud, me teame, et iga kord, kui inimene registreerub, siis ta saab selle kirja. Nii et siit tuli juba 2 erinevat funktsiooni. Ehk siis üks ongi automaatika, teine väga tähtis, just alustaja sellest, kui ma sõltun või kui minu klient sõltub tegelikult sellest, et tal ei ole kodulehte maandumislehe loomiseks ja ta sõltub sellest, kui hästi ta saab kasutada seda meiliturundusplatvormi oma, siis on tähtis ka see kasutussõbralikkus ja nii-öelda see visuaalne ka minu jaoks, kui palju on seal seda paindlikkust, kui palju klient vajab, kui palju mina vajan seda paindlikkust, kuna mina olen harjunud tihtipeale nagu juba selliste kogukamate nii-öelda veebilehtede ehitajatega nagu WordPress.
siis minu jaoks tihtipeale on see, et ma tahan rohkem paindlikkust, aga alustajale paindlikkus tegelikult ei pruugi kõige parem olla. Ja tihtipeale meiliturundusplatvormid, nad ei anna sulle võib-olla nii palju muutmisvõimalusi, küll aga neil on väga palju mitmeid valmis kujundusi ja natukene selliseid valmis blokke, mida sa saad kasutada ja kujundada endale nii-öelda, ta näeb väga professionaalne välja. Võib-olla sa ei saa seda kõige nagu erilisemaks teha, sest et seal tõesti on nagu see piirang ees, et ka teised saavad kasutada neid blokke, et see ei ole nagu tohutult palju erinev, ei pruugi olla, aga tänapäeval ma ütleks, et justkui alguses ei tasu minna keeruliseks sellega, peaasi, et see näeb hea välja ja tihtipeale lihtne ja minimalistlik on palju parem kui mingisugune hästi tugeva, ägeda disainiga asi, mis võib tegelikult hoopis mõjuda negatiivselt, sest et see tõmbab selle lehel olija tähelepanu tegelikult põhiasjast kõrvale, mis on see, mis seal siis sees on. Et sellega ei tasu ka üle panna ja väga hästi tegelikult enamus neid maandumislehtede platvorme suudab seal ära luua. Nüüd, kui me räägime maandumislehtedest ja erinevatest siis platvormidest, siis erinevatel platvormidel võivad olla ka tasuta kas siis prooviperioodid või ongi mingisuguse piirini, näiteks kontaktide arvuni on siis tasuta need funktsioonid. Aga tihtipeale tasuta versioonides funktsioonid on ka piiratud. Näiteks ma tean, et praegu Smiley tasuta versioonis enam automaatikaid tasuta kasutada ei saa. Mis tähendab, et kui sa tahad teada, et inimene saaks automaatse kinnituskirja, siis seal peaks juba hakkama maksma, mis on aga hea. Näiteks see on paljudel, aga Smiley's on näiteks see, et kui sul ei ole palju meile, mida välja saata, siis sul on võimalik lihtsalt põhimõtteliselt meili eest maksta või nii-öelda krediidipunkte maksta. Või sul on võimalus ka valida siis hästi odava hinnaga see kuupakett, mis siiski tekitab sulle püsikulu. Nüüd teine võib-olla just nagu, kui me räägime sellistest tasuta võimalustest, mis alguses on tasuta. Smiley eelis on see, et ta on eestikeelne. Kui sa oled inglise keelega mitte väga sõber, siis minu soovitus on Smiley. Sellepärast, et tead mis, tehniliste asjadega alati tekib küsimusi. Alati tekib probleeme, mida sa ei oska lahendada ja siis on hea, et sa saad kellegiga suhelda selles keeles, milles sa ise aru saad. Kuna Smiley's on eestikeelne kliendi tugi, siis seda enam ma soovitan nendel, kes ei ole inglise keeles väga pädevad või ei oska seda väga hästi ise kasutada või selgitada inglise keeles, sest et kui me satume probleemide ette, siis me peame selgitama probleemi. Meil on vaja edasi anda see, mis seal valesti on, mis seal toimub. Et see võib muutuda keeruliseks siis inglise keele puhul, kui see ei ole sinu tugev külg. Nüüd teine siis platvorm, mida praegu tegelikult mina eelistan natukene funktsionaalsuse poolest ja sellest, et ta on ka 1000 kontaktini on tasuta ja siinkohal, mis on positiivne, seal on ka need automaatikad ja asjad sees, ilma et me peaksime minema tasulisele paketile MailerLite. Nüüd me kasutame mõlemat. Me kasutame põhimeililisti jaoks, mis on meil siis uudiskirjade jaoks, me kasutame Smiley't ehk siis meie suurem list, meie suurem meililist on seal. Ja kui meil on sellised kampaaniapõhised asjad, kus ma tahan nagu hästi lihtsat automaatikat, eks ju, luua põhimõtteliselt ja on kindla perioodi jooksul mul mingi kontaktide arv seal, siis selleks me kasutame MailerLite'i. Nii, et siis mis tähtsamad funktsioonid on olnud siis automaatika ja maandumislehed ja mida veel arvesse võtta on siis ka sinu keeleoskus. Ja tasub otsa vaadata ka sellele, et mida erinevad meiliturundusplatvormid siis kasutavad tasuta võimalusena, et sa saaksid katsetada selle kas või läbi. MailerLite'il on ka, seal on ka teatud piirangud, aga 30 päeva on siis see tasuta prooviperiood ka neil juures. Nii, mis on veel tähtis nüüd minu jaoks, nüüd kui me hakkame vaatama ka pikaajalises perspektiivis, et need, mis ma välja tõin, on justkui nagu lühiajalised asjad, mis üsna kiiresti muutuvad tähtsaks või kohe nagu alguses on sinu jaoks tähtsad. Aga meiliturundusplatvorm on midagi, mida me kasutame tõenäoliselt väga pikaajaliselt. Nii et tasub otsa vaadata ka sellele, mida meil tõenäoliselt tulevikus vaja on.
ja mis on need funktsioonid, eks ju, kuidas on näiteks ühilduvus teiste platvormidega. Vot see muutus minu jaoks ka väga tähtis, miks me läksime lühiajaliste asjadega tegelikult MailerLite'i peale, oli see, et see MailerLite'i platvorm ühendus nii palju lihtsamini meil WordPressi kodulehega. See oli lihtsalt kasutajasõbralikum, seda oli mul lihtne ära teha. Smile'it saab ka ühendada, tal on lihtsalt natukene teised teed, kuidas seda teha saab. Ja minu jaoks tol hetkel, kui ma seda lõin, siis MailerLite oli väga lihtne lahendus, kuidas seda ühendada siis meie WordPressi platvormiga. Ja mis oli siis veel positiivne, oligi see, et ta ühendus ka meie e-poega, mis tähendab, et ostudel me saime seadistada siis MailerLite'ist need kirjad välja minema. Et see oli pigem nagu lihtsalt jälle selline kaalutlus, mis ühendub hästi, kuidas asjad toimivad. Aga isegi siis, kui asjad ei ühendu, seal on alati võimalusi, lihtsalt võib-olla tuleb sinna vaheprogramm vahele, aga mina üldiselt, kui vähegi võimalik, siis ma ei taha võtta vaheprogrammi, mis vaheprogrammid on näiteks Make ja Zapier. On siis 2 tükki, mida kasutatakse, mis siis ühendavad justkui platvormi ja Smile'it näiteks ühendataksegi kas läbi Make'i. Ma ei tea, kas Zapieri läbi saab, aga ma tean seda, et see Make'i ühendus on see, mis Smile'i ja siis näiteks need kodulehed muudel platvormidel aitab ühendada. Nii et ühenduvus on üks tähtis element, mida siis kaaluda, sest et tõenäoliselt mingil hetkel sa ikkagi lood endale ka kodulehe ja see ei pruugi seal nagu MailerLite'i või siis ka selle Smile'i platvormil olla. Aga ka saab selles suhtes, et tänapäeval need meiliturundusplatvormid on endale üles ehitanud ka selle poole, et sa justkui saad endale ka kodulehe juba sinna luua. Pole võib-olla ka paha valik, et sa saad nagu ühendada 2 tükki. Et ainukene asi, mida siis kontrollida, kui sa tõesti plaanid jääda pikaajalisemalt oma asjadega sinna meiliturundusplatvormile, ka lehtedega, siis on üks ühendus veel, mida tuleb kontrollida. Kas sellega saab ühendada ka maksmisautomaatikat? Sest et kui meil on nagu selline kolmnurk põhisüsteemid, mis meil on baasasjad, mis mingil hetkel nagu võiksid tekkida, on meil meiliturundussüsteem, siis on maandumislehtede süsteem ja siis on meil maksesüsteem. Ehk siis need 3 peaksid kõik omavahel toimima väga hästi. Kui me tahame luua hästi sujuvat automatiseeritud ärikeskkonda või ettevõtlust endale. Et me ei peaks hakkama siis manuaalselt näiteks ühendama seda, et kui maandumisleht ja meiliturundus teevad omavahel nagu justkui head tööd, aga siis seda maksmissüsteemi meil tuleb täiesti eraldi hallata või kuidagi hüpata üle kivide ja känduda, et inimesed saaksid automaatselt maksta. Et seda tasub ka vaadata. Nii. Aga ma tahan nüüd natukene rääkida, kuna need 2 kogemust, mis mul nüüd oli. Üks kogemus oli see, et ma lõin kellelegi teisele pidin valima siis platvormi, mis on kõige parem ja meil tegelikult mu emale hakkasin looma siis seda süsteemi. Ja mida mul oligi tol hetkel vaja, et kuidas ma kõige lihtsamini saaks teha maandumislehe registreerumisprotsessi. Ja maksesüsteem tol hetkel nagu ei olnud kõige tähtsam selle juures, et me tegime selle ülekandega variandi, kuna see ei olnud esmatähtis. Aga miks ma näiteks valisin MailerLite'i oligi esiteks see, et see on minu jaoks tuttav ja mis asjale me tegime? Me tegime avatud aiapäevale. Et avatud aiapäevale mõtlesin, et tegelikult oleks äge, kui inimesed nagu eelregistreeruksid ka, siis meil oleks mingisugune arusaam, kui palju me inimesi võiksime oodata sellel päeval endal siis. Aga mis ma MailerLite'is tegelikult hästi positiivselt teada sain, seal on väga ilusad maandumislehed, mida saab luua. Need näevad visuaalselt väga head välja. Jällegi, ütleme selline paindlikkus on seal jällegi üsna napp. Ma ütleks, et isegi võib-olla Smile'is on rohkem seda paindlikkust, aga jällegi ma ütlen, kui sa oled alustaja, siis see paindlikkus ei pruugi sinu jaoks olla hea asi, sellepärast, et see võib ajada su närvid lihtsalt nii krussi, kui vähegi saab. Kui sa juba tead, mida sa teed, ehk siis sellisel juhul võib olla see paindlikkus selle maandumislehe kujunduse loomisel sulle ka mingil määral kasulik.
et ma siis ehitasingi MailerLite'is selle maandumislehe ülesse automaatika ja kõik toimis väga hästi, et praegusel juhul ongi see, kus me saame siis kasutada seda tasuta versiooni kuni 1000 kontaktini. Üks väga tähtis asi, mis ma tahan meiliturundusplatvormi juures veel välja tuua. Isegi kui sa kasutad tasuta meiliturundusplatvormi, on üks püsikulu, mis tuleb ära teha. Ja selleks on professionaalne domeen. Kui sul seda veel ei ole, sul on vaja professionaalset e-maili. Miks? Meil on, see on siiski masskirjade saatmise platvorm ja nüüd, see oli eelmise aasta alguses vist oli see koht, kus Google nagu Gmail ja Yahoo, mis on siis nii-öelda meilikastide nii-öelda pakkujad, siis nendel läks see kontroll, milliseid kirju nad sisse lasevad, palju tugevamaks ja nad palju rohkem kontrollivad selle nii-öelda saatja meili usaldusväärsust. Ja miks on nii tähtis, et sinu meil oleks siis professionaalse domeeniga, et ma lihtsalt, mida ma mõtlen domeeni all, on see nii-öelda see link, näiteks sigritsaga.com on see domeen, mille ma olen ostnud ja sellele siis nii-öelda see e-mail, professionaalne e-mail on sigrit@sigritsaga.com. Nüüd see, miks me ei tohiks näiteks Gmaili kasutada, sa justkui saad, sa tegelikult mingil määral saad selle seadistada ja sa saad sealt saata. Probleem on selles, et need e-mailid ei pruugi kohale jõuda. Sa võid saata nii palju kui tahad, aga Gmail ja Yahoo näiteks ei pruugi neid e-maile isegi sinu meililisti inimestele kasti sisse lasta. Ja siis on nagu see koht, kus nagu veits vähe kasu. Veits vähe kasu on sellest e-mailide saatmisest ja seal on see ohukoht, et sind blokitakse ka e-mailis ära, et sa lihtsalt ei saa saata, sul on see list olemas, aga sa ei saa saata, sest et nad ei pea seda Gmaili või mis iganes sinu see privaat e-mail on, seda aadressi usaldusväärseks. Nüüd, mida see kulu tähendab? Ma toon ka selle arvuliselt välja, et esiteks on siis domeen on aastase kuluga, ehk siis põhimõtteliselt, kui sa ostad endale domeeni, olgu see sinu nimeline, olgu see sinu brändi nimeline, siis aastatasu üldiselt domeenil jääb sinna 8 või 9 euro juurde aastas. Ehk siis see on aastatasu. Nüüd, mis see püsikulu on see, et sellele on siis vaja juurde võtta endale meilikasti teenus. Ja näiteks veebimajutusel meilikasti teenus igakuiselt oli ka kuskil alla 5 euro. Ma täpselt numbrit ei mäleta, saab ise nagu täpsemalt vaadata, võib-olla oli see ilma käibemaksuta summa, aga see on umbes nagu selline mingisugune 5 eurot kuus oleks siis see, et sul on professionaalne meilikast ja siis nii-öelda e-mail, millega sa saad välja saata neid kirju. Ja igaks juhuks toon ka välja, et tegelikult ma jagan sinuga siin ka ühte sooduskoodi, sest et veebimajutuses näiteks saad 3 kuud tasuta Sigrit Saga sooduskoodiga. Aga see on vajalik teha, sest et muidu tõesti on see koht, et kirjad ei jõua kohale ja siis sa mõtled, et kirjad jõuavad kohale, mõtled, et miks keegi ei reageeri, sellepärast, et nad ei saanud neid kirju tegelikult kätte. Ja loomulikult, mis ikkagi juhtub, võib olla, et alguses läheb aega, et sinu nii-öelda see e-mail saaks usaldusväärsemaks. Mida see ka tähendab, on see, et sa pead saatma häid kirju välja. Ma tean, et üks võib-olla sellistest hirmudest ja takistustest, mis selle e-mailiga alustajatel on, et aga ma ei tea, mida saata või et mis ma hakkan seda listi üldse looma, kui ma isegi ei oska sinna midagi saata. Ära mõtle üle selle koha pealt. Miks on isegi siis, kui sa ei tea veel, mida saata, tasub see süsteem üles ehitada ja hakata neid e-maile koguma, sest et palju parem on alustada sellest kohast, kus sul juba on kellelegi midagi saata selle saatmisega, kui see, et sa tahad hakata saatma ja sul pole sinna midagi kellelegi saata seda. Ja see ei pea olema tihti, võib-olla midagi väärtust loovad kas või ainult kord kuus esialgu, et midagi, mis sinu jaoks sobib, pane see sinna välja ja nagu me oleme siin ka mitmeid kordi jaganud, siis näiteks meie uudiskiri on taaskasutus nendest samadest õppimisneljapäevadest ja need uudiskirjad ma ei pea hakkama nende jaoks täiesti eraldi teksti panema, võt tegelikult sellest samast laivist tekib meil väga hea uudiskirja sisu,
podcast ja YouTube'i kanal, nii et nagu näha on, ei ole vaja tohutult palju igasse erinevasse kanalisse uusi asju välja mõelda, vaid sa saad taaskasutada mingit ühte kanalit, mis sulle hästi meeldib teha. Näiteks minul on palju lihtsam tulla siia laivi ja teile rääkida, mis toimub või kuidas midagi hästi teha. Ja siis meie tagatausta inglid tegelevad siis selle teise poolega, et see saaks ka tekstilisse vormi ja meie ägedale uudiskirjalistile siis saadetud. Nii et see kulu on üks esimestest, mis sul tõenäoliselt tekib püsikuluna ja võib-olla sul ei tekigi päris tükk aega seda meiliturundusplatvormi kulu, aga see on üks asi, mida siis tegelikult tasub kohe alguses endale luua ära. Nii, kas on kellelgi küsimusi ka tekkinud? Nii, ma vaatan, siin on väga hea. Tere, Triin! Aitäh, et sa kommenteerid. Ja Triinul on väga hea kommentaar, et tõesti, et kui sa ei tea, mida domeeni nimeks panna, siis osta enda nimeline domeen. See on alati, isegi kui sa seda ei kasuta, siis sul on hea, et sul on enda nimeline domeen olemas. Et mine tea, äkki mingil hetkel läheb vaja või nagunii sa ei taha, et keegi teine selle ära ostaks. Et ma isegi ma mäletan isegi sellist olukorda, kus ühed ettevõtjatest vanemad ostsid oma lapse nimelised domeenid ära, sellepärast et järjest rohkem inimesi tuleb, järjest rohkem inimesi domeene ostavad, et ka nende lastel oleks nende nimelised domeenid olemas enne, kui need ära ostetakse. Et isegi sellist olukorda olen ma kohanud. Nii, aga ma tahtsin natukene rääkida ka edasi jõudnud asjadest. Ma nüüd jagasin seda ühte versiooni, eks ju, kus ma tegin oma emale, kus oli avatud aiapäevaks ja üldse nagu tema sellele aiandusbrändile ja selle ma tegin MailerLite'i. Aga nüüd seoses selle välismaise suunaga, siis on mul olnud väga huvitav üles ehitada kogu seda süsteemi, võttes arvesse, et see asi läheb nagu 100 korda suuremaks kui see, mis ma praegu olen teinud. Mis tähendas, et tegelikult minu jaoks läksid need, mis me praegused meiliturundusplatvormid kohe tegelikult valikust välja. Sest me räägime väga palju suurematest numbritest ja üks võib-olla just edasi jõudmisel väga tähtis element, mis muutub minu jaoks ka kriitiliseks, on see, kui palju informatsiooni see platvorm mulle jagab. Ehk siis see tracking või arusaamine, mis infot ta jagab mulle. Nüüd tavaplatvormid alati annavad sulle seda, et mis on kirjade avamisprotsent, näiteks kui palju inimesi, kes kirjad kätte said, kui paljud neist avavad seda. Ja enamus platvormidel on olemas ka see, et kui keegi on näiteks lingil klikkinud. Nüüd me esialgu arvasime, et me saame kõik ära lahendada ühe platvormiga, milleks oli ClickFunnels. ClickFunnels on üks sellistest siis platvormi tüüpidest, kus on tegelikult, nad on sisse ehitanud põhimõtteliselt kõik asjad, mis sul vaja on, et äri üles ehitada. Aga nüüd päriselt süsteemidesse sisse minna ja seda läbi katsetades me saime teada, et seal on üks väga suur miinus. Sellistel nii-öelda kompleks platvormidel, mis justkui pakuvad sulle kõik, mis sul vaja on. Ja see miinus on seal see, et nad ei ole tegelikult ühe nagu meiliturundusele nii palju fookust pannud, sest et nad tegelevad kõigi asjadega, nende põhifookus on tegelikult need maandumislehed ja see nagu, kuidas see nii-öelda maandumislehtede protsess seal käib ja müügiprotsess, see on ülihea, mis teil on üles ehitatud. Aga emailide poole pealt jäi see tõesti meile puudulikuks, sest et näiteks üks funktsioon, mida me tahtsime kasutada, on see, et kui inimene osaleb webinaril ja me saadame pärast webinari siis kokkuvõtte kirja, kus on ka pakkumine sees, siis me tahame näha, kes on klikkinud sellel pakkumisel. Nüüd ClickFunnel siis oli küll näha, kes olid klikkinud selle lingi peal, aga see suur miinus oli seal sellest, et me ei saanud klikkijatest teha automaatselt eraldi listi. Ja miks selline asi on tähtis, ongi näiteks, et ma ei taha edaspidi pakkumist saata nendele, kes ei olnud huvitatud. Vaat ma tahan saata pakkumise neile, kes vähemalt korra on klikkinud meie e-mailis olevatel asjadel. Ja sellisel juhul on ülitähtis, et ma saan selle ühe klikiga muuta lihtsalt eraldi nii-öelda grupiks, kellele ma saan siis eraldi saata need järgnevad e-mailid. Ja
just võttes arvesti sellest, et okei, et praegu oli meil, eks ju, 100 inimest webinaril ja me saime need klikkijad, eks ju, seal manuaalselt kätte. Aga reaalsus on see, et vaadates kogu seda nagu mastaapi, kuhu see asi liigub, me hakkame rääkima 10,000, võib-olla isegi 100,000 kontaktidest, mis mingil hetkel sinna sisse hakkavad tulema ja see ei ole võimalik teha sellise lahendusega. Nii et ma olen alati mõelnud, et need kallima hinnaga platvormid, mis on nagu hästi võimsad, et neid ei lähe mul kunagi vaja, aga nüüd esimest korda me tegelikult liitusime siis sellise meiliturundusplatvormiga nagu ActiveCampaign. Ja see ei ole ainult meiliturundusplatvorm, vaat see on veel puhtalt kliendihaldus ehk siis mida siis kutsutakse ka CRM-süsteemiks, mis põhimõtteliselt võimaldab kaardistada kogu suhtluse, mis sul kliendiga on olnud, mitte ainult emaili suhtluse, vaid ka see, et kui sa teed kliendiga kõned, siis sinna lähevad need märkmed juurde, sa saad panna ülesanded tiimile, mis on selle kliendi kohta, et see on oluliselt võimsam platvorm ja lisaks on tolle platvormi sees ka siis näiteks SMS-ide saatmise võimalus lisafunktsioonina. Et selle platvormi, tõesti, sellega ei ole midagi teha, kui sa oled Eestis. Sest et esiteks selle aastatasu on oluliselt suurem ja mida rohkem kontakte on, seda rohkem see kasvab, et alguses tõesti võib olla see, et Eestis oma kontaktibaasiga, mis on 100 või mitu tuhat inimest, siis maksad seal mingi 30, 40 eurot, 50 eurot kõige rohkem kuus. Aga kui me räägime nagu meililistidest, mis on seal 10,000 või isegi 100,000, miljonites, me räägime kuutasust, mis võib olla 1000 eurosid. Et jaa, on asju, mida kaaluda, aga lihtsalt tahtsin jagada ka seda kogemust, kus tõesti nagu see muutus väga tähtsaks, et vaadates pikaajalist perspektiivi ja kuhu see bränd ja kõik see on endaga liikumas ja teades, et see läheb väga palju suuremaks, kui see praegu on ja see, mida ma olen kogenud, siis mul tuleb valida vastavad platvormid, mis võimaldavad mul väga lihtsasti hakkama saada selle 100 korda suurema meilibaasi numbritega. Nii, kas on tekkinud küsimusi meiliturundusplatvormide kohta? Mis küsimused sul on, mis sinul on tekkinud võib-olla enda meiliturundusplatvormi valimisega? Et siin tõesti see oleneb nii situatsioonipõhiselt, aga üldiselt Eesti kontekstis ma ütleks, et MailerLite või Smiley üldiselt on piisavalt head valikud, kas üks või siis teine. Et võib-olla siin mängib siis rohkem rolli ka see keelekasutus ja klienditugi, mida sa saad, et see on kas siis eesti või inglisekeelne. Aga hea asi nende meiliturundusplatvormide juures on ikkagi see, et mida ma olen ka näinud nüüd kõiki neid erinevaid platvorme ise kasutades, on see, et kui sa ikkagi nagu saad selle loogika seal taga selgeks, kuidas asjad käivad, siis sa enamasti ei pea nagu täiesti nullist alustama selle uue platvormiga. Jah, igal platvormil on oma nüansid, oma mingisugused tähtsad asjad, et mul siin oli ka seadistasin enda meelest nagu väga arusaadavalt ära selle automaatika, aga millegipärast see ei toiminud. Aga sellistel suurematel platvormidel ja tavaliselt on ikkagi võimalik teha ka kliendikõnesid või nii-öelda kogu selle tiimiga on võimalik siis kokku leppida mingisugune kõne ka, et nad seal toetavad inimesi, kes tulevad uued peale. Et nad ka ikkagi jääksid. Nii et selline võib-olla väike kokkuvõte sellest meiliturundusplatvormide valikust ja ma loodan, et see andis sulle natukene parema ülevaate, millele tähelepanu pöörata. Ja jällegi alguses ei tasu minna millegi tasulise peale väga kiiresti, eriti kui sa oled katsetamisfaasis. Kui sa näiteks, minu puhul oligi see, et jah, ma alustan nagu täiesti uut ärisüsteemi, täiesti uut äri, aga ma ei alustanud sellest kohast, kus meil oli vaja säästa. Pigem oligi see, et meil on vaja valida kohe alguses kvaliteetsed asjad, mis siis, et nad hakkavad meile suht kohe püsikulu looma. Aga see on vajalik sellepärast, et meil ei ole mõtet võtta kuuks ajaks mingisugust madalama hinnaga asja sellepärast, et lihtsalt raha säästa.
ja siis hakata seda ümberkolimisprotsessi tegema suuremale asjale, mis nagunii üsna kiiresti peale tuleb. Et sellised mõtted siis meiliturundusplatvormi valimise kohta. Anna mulle märku siin kommentaaris, mis oli sinu jaoks kasulik. Kas sa kuulsid midagi, mis oli sinu jaoks uus? Kas sa kuulsid midagi, mis aitaks sinul nüüd paremini selle platvormi valida? Ja loodetavasti see valik, mis sa oled teinud või mida sa teed, see aitab sind vähemalt mõni aasta võiks aidata. Ja kui tõesti sa tunned, et see esialgne platvorm, mis oli valitud natukene rohkem võib-olla siis kulu perspektiivist säästes, siis võib juhtuda, et sa mingil hetkel pead ümber kolima, aga võib-olla ka mitte. Ma ütleks, et Eestis ma ei näe väga seda põhjust, et ükskõik millise platvormi sa valid, üldiselt need odavamad platvormid saavad ka väga hästi hakkama. Aga sellega ma tänaseks tõmban siis otsad kokku ja mõnusat meiliturundusplatvormi valikut. Ja imelist kevade jätku kohtume juba järgmisel neljapäeval. Tšau! Kui sa said sellest osast väärtuslikke taipamisi, siis kindlasti jaga seda podcasti osaga kellegi teisega. Sest üheskoos saame aidata rohkematel inspiraatoritel oma teekonnal edukad olla. Ja kindlasti jälgi ka meie podcasti, sest siis saad sa esimeste seast teada, kui meie järgmine osa välja tuleb. Ja juhul, kui sa oled kohas, kus sa tunned, et oleks vaja natukene tuge ja juhendamist, kuidas päriselt luua nii finantsilist tulemust kui ka paremini inspireerida, siis vaata lähemalt meie Inspiraatori teejuhi programmi. Ja Inspiraatori teejuht sisaldab meil üle 50 tunni praktilisi koolitusi, lisaks üle 80 tehnilise abivideo erinevatest programmidest, et sa saaksid üles ehitada süsteemid, mis toetavad sinu ajalist vabadust. Lisaks veel mitmeid juhendeid, kontrollnimekirju, mis aitavad sul erinevad protsessid üles ehitada. Nii et kui see pakub sulle huvi ja sa tahad kiirendada oma eduprotsessi, siis vaata lähemalt sigritsaga.com/inspiraatori _teejuht. Ja kohtume juba järgmises episoodis.